Täna pidi nüüd juba 265-liikmeline Euroopa Rahvapartei grupp hääletama küsimust, kes saab Euroopa Parlamendi järgmiseks presidendiks. See on siis juba järgmine nädal. Kandidaat oli 2, poolakas Jerzy Buzek, endine peaminister, ning suve jooksul esile kerkinud itaalaste kandidaat, senine asepresident Mario Mauro. Mauro kasuks kõnelesid mitmed asjaolud. See, et Itaalia on Euroopa Liidu asutajaliige, eriti aga see, et Itaalia delegatsioon saavutas viimastel valimistel silmapaistva tulemuse. Neil on nüüd suurim delegatsioon, 36 liiget Rahvapartei grupis, ja toodi ka argument, et itaallased pole kunagi saanud Itaalia parlamendi presidendi kohta. Ometi jäi hääletamine täna hommikul ära. Põhjus oli see, et 2 kandidaati jõudsid kokkuleppele. Mario Mauro taandas end ja sai suurima aplausi täissaalilt. Saal tõusis püsti, et tunnustada tema võimet olla üle isiklikest ambitsioonidest, mida ta väitis, et tal ei ole olnud. Mauro avaldus oma kandidatuuri tagasivõtmise kohta sisaldas väga tähelepanuväärset väljendit. Teenimise vaim, see, mis meid ühendab, ühised väärtused, ühine Euroopa kultuuripärand on olulisem kui see, kas saab presidendiks Buzek või saan mina. Ja Mauro meenutas oma esimest visiiti Poolasse aastal 1981, mil ta arreteeriti ja üsna imeväärselt lõpuks vabastati. Ja siis, kui ta tuli juba Euroopa Parlamendi liikmena Poolasse aastal 1999 ning esitas Euroopa passi, mida antakse Euroopa Parlamendi liikmetele, ja ka siis võeti ta kinni, kuna Poola võimud seda passi veel ei tunnistanud. Ometi asi on lahendatud. Euroopa Rahvapartei, kui viimased valimised võitnud grupp, paneb välja oma kandidaadi. Jerzy Buzekil on tulevaks nädalaks selge üle 500 hääleline enamus. Seda tagab poliitiliste gruppide 3 suurema poliitilise gruppi vahel toimunud läbirääkimiste tulemus. Nimelt Euroopa Rahvapartei ja sotsialistid on otsustanud tehnilise kokkuleppe sõlmida parlamendi presidendi osas. See tähendab 2,5 aasta pärast saab sotsialistide kandidaat presidendiks ning esimest korda ajaloos on sõlmitud tehniline kokkulepe ka Euroopa Parlamendi komisjoni kohtade, tähendab esimeste jagamise suhtes Rahvapartei, sotsialistide ning liberaalide vahel.